mis on mitmekesisus? Kujuta ette, et sinu klassis oleks kõik täpselt ühesugused. Kõigil sama soeng, sama riided, lemmiktoidus ainult kartul. Kõik mõtleksid täpselt ühtemoodi. Päris igav, kas pole? Õnneks on inimesed väga erinevad. Seda nimetataksegi mitmekesisuseks. See tähendab, et meil on erinev taust, usk, välimus, mõtted, kogemused ja erinevad kodud, kus me tuleme. Mõni räägib kodus ukraina keelt, mõni liigub ratastooliga. Mõnel on tumedam nahk. Need erinevused teevad meist just selle, kes me oleme ja kõik need erinevused on täiesti normaalsed ja väärtuslikud. Milles me võime erinevad olla? Sugu. Klassis on nii poisse kui tüdrukuid. Kui üks poiss lollitab ja segab tundi, siis see ei tähenda, et kõik poisid segavad tundi. Mõni tüdruk võib mängida jalgpalli paremini kui paljud poisid. Mõni poiss võib osata joonistada ükssarvikult paremini kui tüdrukud, sest ta on hea joonistaja. Võib-olla on ta oma väiksele õele mitu korda neid joonistanud. Rahvus. Mõni räägib kodus eesti keelt, teine inglise, vene või korea keelt. Klassis või trennis on kindlasti keegi, kelle ema, isa või vanaema on teisest riigist. Veendumused. Mõni inimene ei söö liha, sest ta ei taha loomadele liiga teha. Mõni soovib kaitsta keskkonda ja eelistab võimalikult vähe sõita autoga ja pigem liikuda jalgrattaga või bussiga, et linnas õhk puhtam püsiks. Usk ja kombed. Mõni käib pühapäeviti kirikus, mõni läheb mošeesse, mõni ei usu üldse jumalat. Üks paastub Ramadani ajal, teine tähistab jõule. Erivajadus. Mõni vajab rohkem aega õppimiseks, mõni ei kuule hästi või liigub ratastooliga. On lapsi, kes eelistavad vaiksemat kohta või ei taha teha korraga mitut asja. See on lihtsalt üks viis, kuidas nemad end hästi tunnevad. Seksuaalne sättumus. Mõni poiss armub tüdrukusse, mõni teisi poissi. Mõni ei ole üldse veel armunud. Mõnel lapsel on ema ja isa. Mõnel on 2 ema või hoopiski 2 isa. Sotsiaalne seisund. Mõned elavad koos 2 vanemaga, mõned 1. Mõnel lapsel on mitu kodu, kui vanemad elavad eraldi. Mõni ei saa käia pärast kooli sõpradel külas, sest ta peab kodus nooremaid õdesi vendi hoidma või oma vanemaid aitama. Kuidas mitmekesisus sind aitab? Mitmekesisus meie ümber avardab meie silmaringi ja aitab maailma paremini mõista. Kui kohtud erinevate inimestega, õpid nägema elu erinevatest vaatenurkadest. See aitab sul tulevikus paremini hakkama saada ja edukas olla. Sa kuuled, kuidas elatakse teistes riikides ja mis seal tavaks on. Näed, et inimesed võivad mõelda ja käituda väga erinevalt ja see on täiesti normaalne. Kui oled harjunud erinevate inimestega suhtlema, muutub ka teismoodi arvamuste mõistmine lihtsamaks. Sa oskad paremini aru saada, miks keegi mõtleb või tunneb just nii, nagu ta tunneb. See aitab sul olla sõbralikum, targem ja teistega paremini läbi saada. Ja kõige tähtsam, mitmekesisus näitab, et ka sina võid olla lihtsalt sina ise. Sa ei pea varjama, milline su pere on, mida sa usud, mis sulle meeldib kanda või mida sa mõtled. Igaüks on natukene erinev ja kõigil peab olema õigus olla tema ise.